tulemast! Mina olen Reilika. Kui sa oled siin, siis midagi sinus juba teab. Midagi sinus on tundnud, et maailm ei ole päris selline, nagu meile on õpetatud. Et meie igapäevane reaalsus on täis nähtamatuid niite, koode, mis suunavad, piiravad, määratlevad. Et see, mida me peame normaalseks eluks, mida me peame päris reaalsuseks, töösüsteemid, suhted, uskumused ja nii edasi, ei ole ilmtingimata meie enda valitud. See, mida me nimetame Matrixiks, ei ole lihtsalt välismaailm, mingisugune väline süsteem, vaid see on ka pigem selline sisemine programm. See on kogu elu jooksul omandatud uskumuste, hirmude, reaktsioonide, siltide, autoriteetide, automatismide ja nii edasi võrgustik. See määrab, kuidas sa reageerid, mida sa pead võimalikuks, mida sa usud maailma ja iseenda kohta ja mida mitte. Kui sa suudad seda märgata, siis sa saad hakata seda ka muutma. Ja see Matrixi illusiooni lühikursus on sissejuhatus pikemale Matrixi seeriale, kus ma siis räägin sügavamalt erinevatest meie igapäevaelu puudutavatest süsteemidest ja kuidas hakata neid siis päriselt muutma. Ma räägin enda kogemusi, aitan sulle ennast aktiveerida. Ja ma ei räägi ainult sellest, et kuidas see maailm töötab või ei jää kinni mingisse vaimsesse analüüsi, vaid hoopis praktilisemalt ja sügavamalt. Et saab otsa vaadata erinevatele koodidele, mustritele, tuua nähtavale nähtamatu ja ühendada ennast enda päris väega. Ja saad hakata läbi selle siis looma enda uut reaalsust. Samm-sammult, päev-päevalt, kood-koodi haavalt. Ja mida see seeria siis sisaldab, on sügavad ja praktilised videod, mis avavad erinevaid Matrixi kihte. Erinevad siis seeria osad keskenduvad erinevatele teemadele, näiteks keha tervis, minevik, vaimse tervise pool, raha ja küllus ja nii edasi. Ja kes ma olen, et sellest üldse siin rääkida? Et ma ei ole keegi, kes on Matrixist pääsenud, sest sellest pääseda ei ole võimalik. Vaid ma olen inimene, kes elab selles nii, nagu sinagi elad. Aga erinevus on selles, et ma ei ole kunagi osanud või suutnud päriselt jälgida reegleid, mida maailm mulle on ette söötnud. Juba lapsena ma tundsin, et minus on midagi teistsugust. Mulle ei meeldinud, kui keegi ütles mulle, mida ma pean tegema. Eriti kui see pidamine ei omanud minu jaoks mingit sügavat tähendust. Et ma olen alati tahtnud teha asju omamoodi, oma loogika ja oma tunde järgi. Ja kui mulle tundus midagi mõttetu või lihtsalt mingi kohustus, siis hakkas automaatselt mu süsteem sellele vastu töötama. Ja mitte jonni pärast, kuigi ma võib-olla ei teadvustanud seda siis, vaid see on alati olnud tunne, et minu see sisemine kompass ei allu välisele sundlusele. Seetõttu ma ei tee asju kohustusest, ma lihtsalt ei suuda. Ma teen asju siis, kui need sütitavad mind, kui see tundub minu jaoks päris või kui see on kooskõlas minu tõega. Ja kui ei ole, siis ma hakkan ja olen alati hakanud alateadlikult saboteerima. Et mitte kellegi vastu, vaid selle vastu, mis ei tundu mulle õige või tundu minu moodi olevat. Ja ma olen oma loomul katsetaja. Mind on alati paelunud see, kuidas asjad tegelikult töötavad. Et mitte see, mida öeldakse, vaid mis on seal all või kuidas see päriselt siis on. Ja mind huvitab sügavam tõde, isegi kui see on minu enda jaoks väga ebamugav. Samal ajal ma tahan, et see oleks praktiline. Et sellest oleks mulle praktiliselt, päriselt igapäeva elus kasu. Ja ma olen käinud läbi ka selle, olin kuskil pilvedes, liiga abstraktsetes mõtetes, aga ma tulin sealt välja selle teadmisega, et minu tugevus ja minu see tee on just selles, et ühendada see loov praktikaga, saada aru nagu ka suures pildist, et samal ajal ma tahan, et see kõik töötaks. Et need oleksid praktilised, kasutatavad ja muudetavad asjad, mida ma siis avastan või mida ma oma elus teen. Ma olen terve elu töötanud IT-valdkonnas ja vahel ma mõtlen, et see ilmselt ei ole juhuse, sest see on osa minust. Et ma tahan leida süsteeme, mis töötavad, ma tahan luua midagi sellist, mida mitte keegi varem pole loonud. Lahendusi, mis on siis nii loomingulised kui ka teisalt funktsionaalsed. Et või vastupidi, et ma töötan siis IT-s just sellepärast, et mu
mõistus vajab nagu üheskoos seda loogikat, arusaamiskoodi ja loovust. Samas mu see süda vajab seda tõde, seda päris tõde, sügavust ja vabadust kõige all. Mind ei huvita tavalised teemad. Mind huvitavad teemad, mis siis päriselt seda reaalsust nihutavad ja muudavad. Et mis ei paku lihtsalt nagu mingit uut vaatenurka asjadele, vaid avavad justkui ukse sinna päris uude ruumi. Kui ma töötasin aastaid agentuuris, kõik pidi mingitesse tähtaegadesse, korporatiivsetesse mängudesse mahtuma, siis lõpuks lihtsalt mu süsteem andis alla. Et ma põlesin totaalselt läbi. Sealt ma hakkasin märkama, et see maailm, nii nagu seda tuntakse või nagu räägitakse, on hoopis teistsugune. Et loogiline, aga justkui haige. Edukas, aga tühi, toimiv, aga elutu. Ma ei suutnud mingist hetkest enam kellegi alluvuses töötada. Ma tundsin, et kui ma jään, siis ma sisemiselt suren. Ja nii ma otsustasingi praktiliselt päeva pealt hakata kuulama oma sisetunnete ja elama oma tõe järgi. Ilma mingite garantiideta, ilma mingi loata, ilma kindlustundeta ja ma tulin nii-öelda korporatiivselt töölt ära. Seejärel tuli siis täielik raputus, mu füüsiline ja vaimne tervis kukkusid täiesti kokku. Keha ütles ei, süda ütles, see pole su tee ja ma esimest korda päriselt kuulasin oma keha. Ja sealt algas minu enda see ümberkodeerimine. Mitte ravimite, mitte valemite kaudu, mitte kellegi teise abil, vaid puhtalt teadvustamise kaudu. Läbi katkestamise, läbi vaikuse, läbi iseendasse mineku. Ja ma võtsin vastutuse iseenda elu eest ja ma tulin kõigest sellest välja. Ma ei kasutanud tavalisi meetodeid, sest ma ei saanudki neid kasutada, kuna minu süsteem lihtsalt ei talu neid. Kõik see on viinud selleni, et siin ma nüüd olen, et loon oma elu superversiooni, et mitte midagi, mis on valmis, aga ma olen kohal nagu igas hetkes. Ja vahel, kui ma suhtlen teiste inimestega, siis ma tunnen, nagu ma töötaksin täiesti teise operatsioonisüsteemiga. Et minu mõtted liiguvad ilmselt teistmoodi, hästi kiiresti, hüppavad kihiti, mitte lineaarselt, analüüsivad, kahtlevad, aga mitte siis teiste vastu kuidagi, vaid selleks, et teada saada tõde. Ja ma sean pidevalt küsimärgi alla nii enda kui maailma mõtteid. Mul on raske pidada võib-olla pikki arutelusid teemadel, mis mind ei huvita sügavalt, mitte sest ma ei hooli, vaid ma juba olen kuskil edasi liikunud sealt. Mul ei meeldi see pinnapealsus, tühi vaimsus ja lihtsalt ilusad teooriad, vaid mul on oluline, et asi töötaks, et see oleks praktiline ja tõesti muutust toov. Ja seega see seeria ei sünni mitte õpetamise soovist, vaid see sünnib sügavast vajadusest murda välja ja jagada seda teekonda ka sinuga. Mitte nagu guru, vaid nagu keegi, kes küsib, loob, kukub, tõuseb, võtab vastutuse ja näitab läbi oma elu muutmise tegud, et kuidas sina saaksid alustada siis ka võib-olla pisut sügavamat mõtlemist. Ma lihtsalt ütlen asju nii, nagu need minu jaoks on. Ausalt, ehedalt, ilma pehmendamata. Ja mitte selleks, et sulle meeldida, vaid selleks, et sind raputada, et sind äratada. Mitte pehme selline vaimne roosa mannavaht, vaid pigem ausus, selgus võib olla kohati terav, aga see on alati päris. Ja ma olen paljudes eluvaldkondades loonud oma süsteemid ja lähenemised, mis võivad tavamõistes tunduda võib-olla väga ekstreemsed. Toitumine, meditsiini teema, enesetervendus, isegi ka turundus. Mind ei huvita see, et kui meile öeldakse, kuidas on vaja asju teha. Kui midagi ei kõla kokku minu sisemise tundega ja kogemusega, siis ma lähen alati teist teed. Ma ei usu standardlahendustesse, ma usun otsestesse kogemustesse ja oma enda, ehk siis iga inimese enda süsteemide ehitamisse. Sest ainult nii saab sündida midagi, mis töötab päriselt. Kehas, meeles, elus. Tahan sulle anda mõtteid ja kood, et kuidas sa saad ise ilma kelleski teisest sõltumata oma elu hakata siis looma või ümber kujundama. Ja see ühepäevane minikursus, see on sissejuhatus Matrixi illusiooni. Ja see sügavam muutus algab siis, kui sa oled valmis astuma kaugemale, sügavamale kohtadesse, kus kõik tundub korraga ohtlik, aga ka vabastav. Ja
järgmistes Matrixi seeria osades ma lähen veelgi sügavamalt ja konkreetsemalt keha mälu, raha, tervise, eneseväärtustamise ja mineviku energiatasemetele, sinna, kus toimub siis see päris muutus.